Enamus ajujahtijatest alles jookseb oma ideed käima. Nemad on aga oma esimese palga juba teeninud. Millega GoWorkAbit tegeleb, saate kohe teada. Ma olen varem töötanud teenindajana ja nüüd kooli kõrvalt ei ole olnud aeg seda teha, kuid viimasel hetkel hakkasin jälle sellest natuke puudust tundma. Ja interneti kaudu leidsingi sellise koha nagu GoWorkAbit ja seal oli just sel ajal ka pakkumine Cinnamoni, et klienditeenindaja tööd teha. GoWorkAbiti idee on tegelikult pärit minu enda tööst. Ma töötasin 7 aastat personalikonsultandina ja nägin ettevõtteid, kellel oli see vajadus, et kust leida kiiresti teatud lühikeseks perioodiks lisatöötajaid. Ja kuna see vajadus oli olemas ja lahendus, tegelikult selline kiire lahendus puudus, siis ma otsustasin, et me võiksime selle teha ära. Mul oli sel hetkel ka seda tööd nagu mingil määral väga vaja. Ja muidugi kogemuse pärast, et ma olen väga tihti käin kinos ja et nüüd ka näha, et kuidas siin see tööprotsess nagu toimub. Et see oli nagu väga hea võimalus. Mis nagu kõige rohkem meelde jäigi, oligi see popcorni tegemine, et siin läheb meeletutes kogustes seda. Et ma kunagi ei arvanud, et seda nii palju läheb ja nii kiiresti. Et põhimõtteliselt kogu aeg oligi, kui ma olin siin kassa taga, et siis käed-jalad olid tööd täis. Meie kogemus näitab, et mida põnevamalt töökirjaduskirja panna, seda rohkem inimesi huvi tunneb selle vastu. Ja meie rekord siiani on 3 minutit, kui me leidsime inimesed vajalikud ja paari tunni jooksul oleme me alati kõigile klientidele leidnud vajalikud inimesed. Detsembrikuu on Rahvaraamatu jaoks hästi töömahukas kuu ja selleks perioodiks me reeglina varume omal juba ette lisatööjõudu, aga kõiki asju ette ei näe ja nii juhtus sel aastal ka, et meil jäid mitu inimest korraga haigeks. Vajasime päeva pealt lisatööjõudu jube kiiresti ja minu õnneks oli paar päeva varem minu postkasti potsetanud meil, kus siis tutvustati GoWorkAbit tegevust. Ma vajasin 3 inimest tol hetkel, vajasin neid nädalaks ajaks, sai kokku lepitud töötasu. Paar tundi hiljem teavitati mind, töötajad on leitud, anti mulle teada nende nimed ja järgmisel hommikul olidki mul 3 tubli inimest siin koha peal ja 10 minutit õpetamist, meie probleem oli lahendatud. Kõik käis väga kiiresti ja me oleme väga rahul. Mina kui potentsiaalne tööotsija ja ka üliõpilane tegelikult olen väga vaimustuses sellest. Sellepärast, et üliõpilasena on väga keeruline end siduda nagu mingi kindla tööga. Ja seepärast on see ideaalne võimalus, et leida nagu ajutist tööd, kui on just hädasti vaja.